Tere hommikust Tallinna lennujaamast. Kell on, kohe vaatame, 8:15 ja ma ootan hetkel Seidit ja ma ootan oma testitulemuse vastuseid, sest Itaaliasse lennates peab olema kas pool aastat vana vaktsiinipass või antigeenitest ja kuna mul vaktsiinipass on 10 kuud vana, siis ma pidin tulema testima siin hommikul. Ja nüüd ootan Seidit, mul jäi Apple Watch maha, ma üritan teda ära skeemida, et ta sellele mulle koju järgi läheks. Ja siis algabki juba meie reis Itaaliasse, Milanosse. See on Seidi esimene soojamaa reis, by the way, mis on fun, funky ja fresh. Kindlasti saab väga põnev vlog olema ja me vaatame, kui ta tuleb. Ma pole veel midagi söönud. Me võtame hommikusööki kuskil kohvikus, kui me security'st läbi saame. Also, ma tegin siuksed küüned endale, ma ei tea, kas te näete siit. Need on Primarkist lihtsalt peale liimitavad. Ja väga easy. Ja mul on varbad väljas ja ma tunnen ennast nii imelikult. Sest et Eestis ei ole suvi veel. Ja mul on pläitud jalas ja mul on mingi, okei. Ja jah, ega midagi ei olegi. Näeme siis, kui ma sööma lähen, vaatame, mis me sööme. Kõht on tühi, kohvi soon ka, aga kohvi ma vist veel süüa või juua ei tohiks, aga äkki kõrrega võib, sest nagu I need coffee. Aga jah, vaatame Seidit ja siis liigume. Terve aeg lihtsalt vahin ennast seal. Sama. We made it. Clearly ma sain negatiivse testi vastuse, sest et me oleme söömas. Ma võtsime kanapaniinid, ma võtsin Starbucksi, sest kõrrega ma mõtlesin, et äkki ma võin peale valgendust juua. Loodame. Seidi here looking fierce. Seidi on rebel, ta võttis liiga suure koguse vedelikke kaasa ja keegi ei öelnud mitte midagi, sest ta on ikkagi Seidi. Me naudime nüüd paniinisid. Cheers! Cheers! Oh my god, kui hea. Maitseb nagu mäkipurks. Salat ja kasta. See you later. Seidi, mis tunded sind su esimese soojamaa reisiga valdavad? Väga soe on olla, väga palav. Me oleme hetkel veits mingisugusemas rikkamas rajoonis. Enne ei olnud nii ilus, aga praegu on küll väga ilus. Me tegelikult käisime juba, võtsime paar jooki ka, tähendab, mina võtsin 2, Seidi 1. Mul on väga lõbus olla, mul on väga tore. See kuumaga hitib hoopis teistmoodi. Ja meil olid kõhud mega tühjad, aga kuna mul oli nii joogijanu, et ma mõtlesin, et okei, et siit ei saa süüa, võtan vähemalt joogi ja siis meile toodi lauatäis snäkke, mis on Itaalias kombeks. Kui sa võtad mingi alkoholse joogi, sulle tuuakse hunnikuga pähkleid, krõpsu, oliive, värk-särke. Ja me sõime reaalselt sellest endal kõhu täis, nii et me ei tahtnudki süüa. Jep. 29 kraadi sooja, UV-indeks on 4 või 5, nüüd võib-olla isegi 5, sest päike hakkab vaikselt välja tulema tagasi. Aga see kuumus... Tegelikult peaks ilmateate järgi juba välgutama ja... Jesus, kuhu sa tuled? Mul oleks praegu otsa sõidatud. Vaata, mis sealt paistab Vaugi maja. Ei, see kuradi putka. Ei, me oleme mingi väga rikka tänav. Kuidas ma pasandan lihtsalt. Nii, me oleme hotelli tagasi jõudnud. Tähendab, ma ei ole teile seda hotelli näidanudki, kus me oleme. Aga me oleme lihtsalt nii väsinud tänasest päevast. Me kõndisime tund aega Lõunakeskusse, tund aega tagasi, mingi 2 tundi linna peal. Me oleme lihtsalt ainult jalutanud ja me mõtlesime, et me ei lähe täna välja ka kuskil istuma, et käime Carrefouris ja ostame tuppa snäkki. Ja siin on mu snäkkikotikene. Ma teen teile väikse hauli. Siin on mu päevane vesi, mida ma reaalselt jumaldan, sest et me sõime ainult põhimõtteliselt mingi magusad sellest hetkest, kui me lennukist välja tulime. Proteiinibatoon ja siis sinna otsa veel jäätist ja me ei olnud tilkagi vett joonud ja me olime Aperol Spritzi ainult joonud ja krõpsu söönud. Siis ma võtsin siukseid
pulki, ma ei tea, kas need on maitsega, siin on tomat peal ja peal on kirjas pizzaiola. Ja ma mõtlesin, et need pulgakesed sobiksid väga hästi ümber või siis sisuks erinevatele lihadele. Siin on Jamon Serrano type of beet liha, aga mitte päris, see oli Carrefouri klassik odav. Ja siis siuke vinutatud punane liha, siukest on Eestis ka, need on nii head. Lemmik hallitusjuust, 2 aastat tagasi ma proovisin siin esimest korda seda ja I had to get some, see maksis 4 eurot. See on nii hea, gorgonzola hallitusjuust. Su alarm läks off. Su trummipõrin käib. Siis nagu ikka, ma ei suuda ilma ühe purgi Coca Zero või Pepsi Maxita päevas. I had to get one. Ma olen ainult ühe kohvi täna joonud, mis on saavutus minu poolt. Ma võtsin väikse karbi maasikaid. Näete siin väikest tiimi või, siuke snacki tiim. Siis siin on mu päevased kompeediplaastrid, millest on alles ainult üks, siin oli 5 tükki sees, ainult üks on alles. Sest mu jalanõud hõõrusid mu nii ära, et ma panin need plaastrid peale, jah, üks. Plaastrid peale ja need tulid reaalselt 2 sekundiga maha. Ja ma panin need ilusti, nad olid lihtsalt siukse koha peal, et nad ei tahtnud kinnitada. Ja 10 euri otse potist alla. Ja 2 viimast asja, mul on räme šokolaadisuu, ma võtsin Nutella Go neid pulgakesi, njam-njam. Ja siis see peaks vist olema siis Kinder Bueno sarnane, mingi duplo heiselnati šokolaad. Ja siis pudel 1,5 liitrit vett. Ja siis me teemegi siin väikse snacki õhtu, girls snack night. Istume telefonides ja puhkame, sest me oleme reaalselt mingi, ma ei tea, 5 tundi kõndinud täna ja minu jalad, võin ausalt öelda, on väga läbi. Ma vingusin sellest hetkest saati, kui mul need esimesed villid tulid. See oli umbes 4 tundi tagasi, nii et vaene Seidi, kes pidi fucking kannatama, aga mul olid jalad nagu lõhkemas. Ja siis ma käisin, ostsin Primarkist uued plätud endale. Uued plätud endale, sest need praegused hõõrusid. Nendega mul hakkas parem, aga siis hakkas padukad tulema. Nii et ma libisesin igatepidi. Ühesõnaga, big fiasko. Glad to be in here. See hotell on väga, ma ütleks 60ndate vibe, aga ülikodune. Ma teadsin, et ma võtan veits vanema hotelli, et me saaks odava. Ja siin on hommikusöök sees. Ja kui sa oled mingi fancy, siis sa vaatad seda hotelli nagu jõu. Meie Seidiga on mingi, see on sitaks nunnu. Meil on oma väike rõdu. Kõik on nii vanaaegne ja nunnu. Ma näitan stepslide. Need stepslide on nagu klass oma ette. Siuke stepsel. See isegi ei tööta. Ainult Seidi pool töötab. Lambikesed. Siit väike ülevaade. See hotell on siukse vibe'iga, et sa oled jaanipäevaks sõitnud oma sõbranna mingi suvilasse. Või Lasnamäele kellegi korterisse. Täpselt siuke vibe. Aga sellepärast see ongi äkki kodune. Igatahes, me hakkame nüüd snackitama. Day 1 on over. Ma lihtsalt ei jaksanud vlogitana. Ma tellisin pitsa, onju. See pitsa oli külmutatud pitsa, mis oli soojaks tehtud. Sa tuled Itaaliasse, mida sa hirnud? Sa tuled Itaaliasse ja sa saad külmutatud pitsat, mis on soojaks tehtud. No nii pange ei saa panna. Aga jaa. Ja siis lennukis ma ajasin endale vahu veini peale. Igatahes. Siuke keskmisest sitem päev on olnud. Aga pole hullu. Ma saan süüa. Homme on uus päev. Ja loodetavasti, kui ilm lubab, sõidame Komajärve äärde päevitama. Homseni. Day 2, me oleme tagasi Milano kesklinnas. Mul on see katedraal selja taga. Käisime, tegime väikseid shoppingutiire. Ja täna lihtsalt ongi siuke lihtsalt shoppingu ja relaksimispäev. Me jäime eile nii võrra magamast, me olime nii väsinud. Ja ilm on nagu ta on, et väga nagu kuskile Komajärve täna
Como järve äärde täna ei väga kisu, aga rahvast on haigelt palju. Ja homme on juba see event meil. Ja nüüd, Seidi, ma viin su üliilusa tänava peale, kus sa saad raudselt pilte. Ja ma olen tegelikult jääkohvi otsingul praegu, nii et ma tean ühte kohta, kus peaks olema, võtame jääkohvi. Primarki tiirud number 2, sest eile ma olin nii väsinud, et ma ei jaksanud mitte midagi teha ega otseselt kuskile väga minna. Ja täna mul on mugavad riided, ma olen valmis, me sõitsime bussiga siia, leidsime piletid ja buss sõidab meie sealt hotelli juurest 15 minutit ainult, muidu ma oleks tund aega kõndin. Meile kõndisime reast mingi 5 tundi. Liiga palju, aga see on see tänav, kus kõik need TikToki modellivideod on. Ja. Seidil on fännid siin ka. Let's go. No, I'm good, thank you, thank you. Huvitav, kui ma praegu Louis Vuittoni või kuskile Pradasse sisse astuks, kas meid visataks välja sealt või mitte. Aga selja taga on Dior. Ja siin on nii fancy'd poed, mille jaoks ma koguksin vist 10 aastat raha, et sealt midagi üldse osta. Aga nagu näha, siis enamus inimesed tulidki siia vaatama, sest nad seisavad lihtsalt. Poodides väga rahvast ei ole. Inimesed teevad Louis Vuittoni poe ees südamega niimoodi pilte ja muud. See on rohkem lihtrahva jaoks vaatamisväärsus. Eestis ei ole isegi sükseid kohti nagu. Ei olegi jah, sükseid poode. Nagu nägite, Seidi on Itaalias ka väga kuulus, selfitas seal juba ja tegi pilte. Et meil läheb väga hästi. Me lõunad sööma, siin on minu oma, siin on pesto, tomat, mingi sink ja juust ja panini. Mul on siuke jääkohvi, sest oh my god, ma ajasin taga jääkohvi ja Starbucks oli nii overwhelming mu jaoks. On hea vähe. Ja siuke nunnu vaade. Midagi näha on. Ilm on ikka nagu ta on, aga nüüd head isu mulle. Jam. Taaskord shopatud ja tulime istusime peale shoppingut, et võtame kerge Aperol Spritzi joogi. Ma võtsin limoncellot ka. Ja siis küsib, et kas ma tahan suurt või väikest Aperoli. Ma mõtlesin, et nagu... See on reaalselt lidrane lokt. Ma võtsin suure, see on sama suur kui mu pea. Teate, kui te olete mingi Mac barbecue selles söögikohas Eestis ja te võtate need suured jääteed, see on sama suures klaasis. Nagu see limon on seal on ju. Ja... Reaalselt. Ja see on väike. See on väike. See on kust otsast see väike. I mean, I'm not complaining, aga see on reaalselt... Ma joon seda tund aega. Norm. Ja limoncello, ma lahkun siit küll väga happy'na, ma arvan. Oled rahul oma shoppinguga või? Jaa, sain väga palju erinevaid asju. Teeme pärast haulikesega ja siis näitame teile. Davai! Kolmas päev ja me otsustasime, et me jääme meie oma linnaosasse. Tuleme parki, siin on mingi suur national park. Need on viinamarjad või? Cute. Siis mõtlesimegi, et kuna meil niikuinii õhtul on täna see event, et siis me sinna Milano kesklinna ei lähe. Oleme oma siin alas sitta stuudi. Ja oota, ma tahan... Crime scene! Do not cross what? Ei ole, see on küll fake. Luu leitud. Okei, üliäge, what the hell? Crime scene, do not cross. Ma olen liiga palju vaadanud neid Naked and Afraid saateid, see oleks instantly mu varjupaik. Väga lahe. Brunus Subirtella. Räägin, kui ma oleks kodutu, ma teeks alla enda pesa. See oleks mega nice. Siin on mingi inimeste pundid, ma ei tea, kas siin käib kooliõppe või midagi, aga siin on meil kasvav hooneid ja siit saab päris targaks. Põhimõtteliselt me kõndisime siin pargis ja kogu maa on täis blackberry'si, mis vaavad puu otsas, ma arvasin, need on nagu vaarikad. Siis neid võib süüa siit, siin on kõik täis.
paksult täis niimoodi. Pluss enamus on kindlasti maha kukkunud juba. Me läheme päevitama pargipingi peale. Otsustasime lõunasöögi restoranis vahele jätta ja käisime poes. Ja istume hoopis pargis. Ja sööme siin. Ma võtsin vett, maasikaid. Oli kreemi vaja, sest mul on armkude tekkinud siia sünnimärgile ja see on ikka päris kole. Oh my god, ma olen nii pruun välja. Kookust, mida ma juba natuke näksutasin. Jääkohvi, mingi jogurtjoog, Babybel juustu, kokaseerot, hummus paistab sealt ja beebiporgandid. Healthy lõunasöök täna. Niikuni on vaja minna eventile, siis ei saa kõhtu mingist pitsast ja pastast punni süüa. Sööme tervislikult. Ja siis mingi 3 ajal me lähme tuppa juba ja hakkame vaikselt sättima. Kell on... Mis kell on? 12. Käisime päevitamas pargis. Midagi on näha. Enne oli ikka väga tume. Veitsi jumed peale, näpud on päris pruunid juba. Need küüned, ma ei saa üle enda. Nii ilusad. Primark, 3 eurot. Ja siis hakkame sättima ja mõnuleme ja lähme eventile. Minu jaoks oli nii naljakas, kui mu esimene see Fashion Week oligi About You'ga, ma ei olnud Tallinnamas käinud. Ja ma olin harjunud sellega, sul on süüa, sul on juua, kõik on tasuta, mingi erinevad kohad, kus sa saad käia. Ja siis mind kutsuti Tallinn Fashion Weekile. About You on meid sellega ära hellitanud, et meil on nagu koheldakse imeliselt. Mingid About You reklaamid juba jooksevad seal. Tuvikesed tuduvad. Kulu. We made it. Ma tunnen ennast nii underdressed. Mul on kargopüksid ja T-särk. Ja kõigil on mingi õhtukleidid ja asjad. Aga jutt oli, et tule täpselt sellena, nagu sa mugavalt tunned. Nii et ma tunnen ennast nii mugavalt. Aga ja, me lähme otsime nüüd mingi joogi, vaatame, kas me tunneme mingit nägusi ära, kes siin on. Siin on nii palju rahvast, ma kaamerat kaasa ei võtnud, sest ma ei viitsinud seda vedada. Oh my god. Ma näitan söögi seda. Matching tattoo seidiga. Aga seid on nii pisi oma telefonis. Et teeme kuskil mingi tattoo. Mille? Millest sa räägid? Pilti, välja. Ma ei räägi piltidest. Et põhimõtteliselt ja istume, siin on väga raske leida mingit kohta. Ja me istume tegelikult väga kaugel lavast, kus kogu see üritus toimuma hakkab. Võib-olla üldse mitte sellel pool, kus me istume, aga vähemalt me istume, sest 1,5 tundi seista oleks üpris keeruline. Hey Milan, are you ready for the About You Awards 2022? Here is your host, Nikki Diaga. Welcome to the About You 2022 Awards. That is a nice sound. Milan, are you ready? Fabulous you are. Literally among the fabulous. Everyone who's here in this venue has made their mark. Yeah, congrats! Your favorite dance move? Entertainment goes to
best. Me jõudsime evendilt hotelli tagasi ja meile anti siuke goodiebag. See on nahast kott, ideaalne rannakott suveks. Siis me mõtlesime, et me ei ole siia sisse veel vaadanud, et me teeme teiega koos first impressions. Võta see välja. Nii, teeme lahti, vaatame, mis siin on. Siin on mingi ehted. Appi kui lahe. Siuke klamber. Oh my god. Sa võid näidata. Me on samad, on ju? Siuke kaelakee. See on siuke telefoniripats. Ja sit on siukana ripats. Kas see on ka telefonile või? Ma ei tea. Oh my god, kui lahe mulle meeldib. Ei, see on prillide, päikseprillide. Värviline suveks. Super. Love that. Siin on mu ära joodud Costa Coffee tops. Oh my god, it's a vibe. Ja kõigil on samasugused ka. Yeah. I love that. Popcorn! Arvake, kas ma hakkan seda kohe sööma, sest ma on kõik natuke rühi. Süss ja salsing, see on sool ja... Mis veel? Ülejäänud siin on... Jaa. Siin on päikseprillid, mul on siuke karvane tunne. Väga uhke kõrv. Kus on? Suured. Okei, sellised. Oh my god, üliägedad. Nüüd see vaeg. Mul on teistsugused. Sul on palju ilusamad! Aga mul on Darmati omad siuksed samasugused. It's a vibe. No sul on sarnased. I love. Yes, please. Thank you. Ma kingin need kellelegi ära. Ma just ostsin. Käisin Primarkis. Mõtlesin, mina tahan endale blowout'i teha. Ma ostsin selle blowout harja, onju. Ja meil on blowout hari siin ka, nii et mul on 2 tükki koju minnes. Super, mulle väga meeldib see. Sobib, onju. Mis see on? See on reaalselt liim või marker või? The fuck is that, no? See on whiteboard marker vist. No, thank you. Beauty blender. Ei, see on Real Techniques, mitte Beauty Blender. Real Techniques'i sponge pluss. See on... Jaa, sa saad oma kohvri või asjade külge panna. Siuke nimesilt. Siuke must. Kus ma selle nime panen? Travel like a pirate on see taga kirjas. Mingi eliksiir, nuusutame. Serum. Anti-pollution. Anti-pollution või? Tähendab seda, et kas mul üldse mahub see tagasimineku jaoks kotti? Sama. Ma ei saa lahtigi seda. Yves Rogers. Yves Rogers. Siuke seerum. Oli meil seal kingipakis. Ja mis see viimane asi paistab? Siin on jäänud siin väike primer, tibuprimer. Oh my god. Professional, issand jumal. Ja väike lõhna oli. Ma on küll, on jah? Kas meil on sama? Bloom Forever? Jah. Oota, nõustame ka. Lähme. Taste. Täitsa solid. Appi kui hea. Ja natural bite. Ma tahan testida. Kohe nagu. Nämmu. Ja uus on šokolaadipõhjaga. Jaa. Hea või? Nagu soolane. Need prillid lähevad mu mammile, ma arvan. Näite korra ma proovin neid. Äkki ma tahan vahetada. Ma ei ütle midagi, aga äkki ma tahan.
on siuksed firmid. Kapil on. Kuule. No sa kannad kõik välja niikuinii. I kinda like them. Ma proovin enda omas, jah. Sest mul on juba Darmatilt on samasugused mustad. Nii, oota, ma proovin enda Darmati neid musti. Ja seekord on nagu põhimõtteliselt samad kuulipäigid. Need on selle Polaroid, sellega ka veel ma ei näe mitte midagi. Nii. Tegelikult. Tahad neid endale siis või? Proovi. Jah. Sest ma võin need täitsa võtta. Mulle meeldivad need. Ma olen nagu Khloe Kardashian välja nendega. Oled jah, tal on siuke stiil. Aga samas see värv on täpselt su juustega üks. Ilusad ju. Jah. Ja need sobivad sulle. Noh, high-five. Korras. Oh my god, on hea. Sweet and salty. Süss on salsig. Šokolaad ja sool. Karamell. Focus on me, bitch. Sa võtad korra eventile oma jalatsid jalast ja su jalad on sellised. Jaa. Oh my god. See ei ole pruun, see on must. See on nagu See on süsimust. Head isu. Aga ma mõtlesin, mul on hullud. Ja see on üle kätte. Okei. Ma siis võtan sinu prillid. Kunst einfach machen. Weil ich es kann. Let's go. Here we are. Täna on meie eelviimane full day ja me tulime Como järve äärde, kus me praegu olemegi, me päevitame. Me käisime järves ujumas, meiega koos ujus väike madu ja see terror Seidi näos. Kui ta nägi seda, oli priceless. Bussid on põhimõtteliselt ainukesed asjad, mida ma nii hullult kardan. Et ma pean võimalikult kaugel minema neist. Ta oli reast mingi nii pikk ja ta elu eest üritas sealt veest lihtsalt välja saada. Ja siis läksime, tegime paar tiiru veel, ülimõnus on, ülikuum ja ma olengi täna lihtsalt olnud siuke, et ma ei jaksa väga vlogida, ma tahan nautida, päikest võtta. Me käisime poes, ostsime erinevaid sööke siia kaasa, beebipelsi juustu, sinki, ma võtsin porgandid, hummust, salaamid ja naudin, ma olen siin samas nii-öelda rannas 2 aastat tagasi enne ka käinud, täiesti juhuslikult sattusime samasse. Ja siin on nii mõnus, ostsime või rentisime need toolid ja see vaade siit. Kui mu boyfriend vaatab seda, siis kui sa mõtled, kus mul kunagi kätt paluda, siis palun Como järve ääres. See on nagu nii ilus koht. Wild Seidi. Kuidas on? Very hot. Esimene soojamaa reis. Very cool. Väga lahe. Täiega. Ma ei tea täpselt, ma ei näe, mida ma filmin, sest natuke pimedapoolne praegu, päike paistab täpselt silma. Ja nüüd teen kerge snäkibreigi. Let's go. Taaskord ma ei ole jõudnud vlogida ja suur osa sellest vlogist on filmitud telefonil nagu praegu, sest ma ei julge oma kaamerat välja võtta siin, aga me liikusime nüüd Milanost ära, sõidame Bergamosse, me sõitsime Milanost Trevoglio või mingi siuke koht ja siit lähme nüüd kohe Peatuseli ja sõidame Bergamosse. Me oleme siis päeva õhtu seal, meil on lennujaama juures kohe hotell ja lend läheb 5:50 hommikul tagasi Eestisse, et siis meil on hea ärgata ja 5 minutit taksoga ja me oleme hotellis. Aga jaa, hull mässamine, kuigi Milanost Bergamosse niimoodi siit tulla võtab tund aega
ja ainult mingi 8 eurot läksid rongipiletid kokku näkku. Nii et väga odav. Ja jah, ega ma praegu ei jaksagi väga rohkem rääkida, nii palav on. Kui hotelli jõuame sinna teise, siis ma näitan ka, mu nina on täiesti põlend. Mu rind on põlend, aga kael on valge. Tüüpiline. We made it. See seik, mis meil siia saamiseks, nagu mis kõik valesti sai minna, läks valesti. Tulime rongi pealt maha. Esiteks see ala siin Bergamos ja see rongijaama ümbrus tundus väga sketši. Need mehed Itaalias, sellepärast Itaalia on üks mu kõige vähem lemmikuid riike. Ta on samaväärne selle meeste ahistamise poolt nagu Egiptus. Tõsiselt on. Proovisime siis sealt rongijaamast siia lennujaama kõrvale hotelli taksot saada. Ei olnud. Ei Uberit ega ka siuke äpp nagu Free Now. Ühtegi autot ei olnud saadaval. Mõtlesime, okei. Võtame oma asjad. Meil olid nii rasked kotid. Heidil oli 2 kotti ja kohver. Mul oli 1 kohver ja 1 kott. Meil on nahk nii ära põlenud, et me pidime reaalselt kui mingi X moodi kandma neid kotist. Me ei saa neid õlgade peale panna. Kõndimine siia näitas 48 minutit. Okei, hakkame siis kõndima, kui autot ei ole. Kõnnime, vahepeal check-in tee pealt, kas nüüd äkki saab. Ja me olime kõndinud siuke 20 minutit. Me olime mõlemad nii läbi. Valus oli, ebamugav oli, kuum, päike lihtsalt otse peale. Ja vaatan uuesti, et kas on autot. Ja näitas, et on. Okei, jääme seisma. Ja ma astun ühe sammu ja mul käib klõks. Mul läksid jalanõud katki. Mul tuli 1 pael ära, nii et mul jalanõu, see platvorm lõterdas seal all lihtsalt. Mõtlesin, okei. Tellisin auto ära, ootame 10 minutit. Auto ei ole kinnitanud, et ta meile järgi tuleb. Seisame kuskil bensuka ees lihtsalt, et varjus olla. Ja lõpuks auto ei tuldki, me canceldasime selle. Siis ma proovisin uut vanni Uberist. See ka ei tulnud, see ei võtnud meid. Siis ma proovisin uuesti tavalist, see ei võtnud. Siis ma proovisin Free Now appi, sealt ei tulnud. Me seisime seal bensuka ees. Me nägime 2 lihtsalt lollakat välja. Ja seal tõllerdas üks mees edasi tagasi, kes siis oli vist bensuka töötaja. Ta pani see bensuka kinni. Siis ta käis ja tegi selle korra lahti, siis ta käis jälle pani kinni, siis tegi lahti. Ja siis midagi ta kommenteeris, jutustas, et nii palav või midagi. Mõtlesime jaa. Ja siis ta läks tegi oma asju uuesti ja siis ta tuli uuesti tagasi ja siis ta küsib, et kuhu te lähete, et kuhu te üritate saada. Mõtlesin, et taksos ei ole saada. Ta ei saanud meist aru, me ei saanud väga temast, aga näitasin talle hotelli nime. Ja siis ta oli mingi, come. Maam, kui sa seda vaatad, ma ei istu võõraste inimeste auto peale. See hetk, mul olid jalanõud katki, mul oli valus, meil olid rasked kotid, me olime päiksest kuumarabandust saamas. Ma vaatasin, mu sisetunne ütles, et sa võid usaldada seda meest. Ta oli oma väikse sükse autokesega, kaubik. Kaubik ka. See oli nagu tööauto, jah. Ja ta ei teinud kordagi nilbeid kommentaare, ta oli lihtsalt süke armas, mega lühike vanamees. Me oleks Seidiga tast 8 jagu saanud. Ja mõtlesime, et midagi muud üle ei jää. Mul on jalanõu katki, Seidil on nii valus, et ta ei jaksa kõndida enam. Me istusime sinna autosse. Ja ta reaalselt tõi meid ära siia hotelli ja ma üritasin talle sularaha anda. Ma mõtlesin, ma annan oma viimase 5. Ja ta vaatas mind niimoodi, võttis selle ja viskas mulle sülle tagasi. Mis mõttes saanud ma raha? Ta oli lifesaver. Ja siis me jõudsime siia hotelli receptionis, ei räägi inglise keelt. Ma üritasin talle trükkida Google Translate, mis vaja, siis ta käte jalgadega seletas meile ära, et kuna me öösel ära lähme, et me jätaks võtme siia ja me peame mingi varu exitist välja minema. Siis me ei tea, kuidas me öösel takso saame, sest et kui siin
ükski Uber ei taha peale võtta korralikult. nädalavahetus. Vot see ööd ma kardan kõige rohkem. Õnneks, kui midagi tõesti väga valesti läheb, see lennujaam on 1,5 kilomeetri kaugusel. Me siis saame öösel kell 3 kõndida. Kui ohtlik. Õnneks Seidil on nuga. Ma sain oma jalanud küüneliimiga tagasi liimitud kokku. Loodame, et need enam katki ei lähe. It's a shit show. Tahan koju juba. Viimane päev. Lähmegi kolame veits shoppingukeskuses, lähme võtame KFC-d, sest mul on kanaisu, ma ei suuda enam süüa pizzat ja pastat ja loomaliha. Ühte ampsuga ei taha näha enam. Ma tahan kanapurksi ja suurt kokaseerot ja kolada veits. Ja siis tulla juba tuppa ja lebotada, sest meil on mingi kell 9 umbes 10 jääme magama. Et me ärkaksime kell 3 öösel ja siis hakkab pihta see, et kas me saame takso. Kas me saame. Pray for us, et me saame. Send good vibes tagant järgi. On sul veel midagi öelda, Seidi? Ma olen sänatu. Ma olen rammestuses. Ma tahan juba koju. Sama. Siin on nii polav ka. Aga sellest ma ei saa kunagi aru, kui inimesed lähevad puhkama ja need lähevad nagu mingi 2-3 nädalaks. Ei, 2 nädalat on mõnus, kui sul on oma villa, sul on autoload. Okei, võib-olla siis jaa. Aga kui sa nagu erinevates kohtades käid ja nii palju askeldad, siis ei jaksa. Vähemalt meil on aknast ilus vaade. Näitan. Täpselt lennujaama kõrval. Ja ma vaatasin siukseid mägesi, kui ma jutustasin teiega. Aga davai. See on nice. Vaata, ma olen nagu väike. Italian name. Ma tahtsin öelda piiblikoolist, aga selg on nii sensuaalselt paljas. Jaa. Me oleme juba suutnud selle hotellitoaga veits ära trashida. It's a lot. Davai, me läheme sööma. Holy fuck. Nii. Nüüdseks olen ma Eestis, ma just lõpetasin selle videotöötlemise ja ma sain aru, et ma olen outrot filminud. Viimane klipp oli Rahest. Me olime just jõudnud shoppingukeskusesse ja just astunud katuse alla, kui hakkas siukest rahet ajama. Ja see, kuidas me üldse sinna ostukeskusse saime, oli ka veel omamoodi fiasko. Meie hotellist ostukeskus oli 600 meetrit. Me eestlased, me oleme harjunud kõndima, on ju. Ma ütlesin, et davai, kõnnime, konditakso. Siin ei olnud Bergamo selles linnaosas kõnniteid. Me kõndisime reaalselt mööda maanteed ja hüppasime üle mingi muruplatside, et saada kohale sinna. Ja mul oli jalanõu katki taaskord. Ja siis ma ütlesin poole tee pealt, Seidi, vaata neid pilvi, sealt ei tule midagi head. Ja just täpselt siis jõudsime ostukeskusse. Takso me saime ilusti, lihtsalt guugeldasin öösel Bergamo taxi service ja saime mingi suvelise takso. Kilomeeter sõitu 30 €. Aga sellel hetkel ma oleks nõus olnud maksma 100 € ja pealegi, et lihtsalt koju saada, lennujaama saada. Aga hea, selline oli siis minu ja Seidi Milanos seiklus seekord. Aitäh About You'le, et nad meid taaskord nii ägedale seiklusele viisid ja võtsid endaga kaasa. Näeme juba järgmises videos, whenever that might be. Ma arvan, et ma filmin seda homme. Aga ma ei anna pead. Davai. Peace out. See you soon.